Nii, käes on aprillikuu, 4. aprill ja vaatame siis aprillikuu astroloogilist prognoosi. Seekord on meil vaatluse all Marss ja Pluto, siin nende astroloogilised glüüfid, Marss siis selline nool ülesse ja Pluto glüüf, siin siis Marsi NASA kujutis, punane planeet ja Pluto kääbusplaneet, võeti tal siis planeedi staatus ära siin mõni aeg tagasi. Plaanis on nüüd jätkuvalt iga kuu, järgneva kuu alguses teha kuu ülevaade ja siis siin esimeses 2025 aprilli ülevaates vaatamegi seekord siis ühe sellise kõige aktiivsema, ühe olulisema planetaarse mõju koostoimet. Mis siis toimub, on 2 korda, on siin viimase novembris ja jaanuaris said kokku Marss ja Pluto ja ka opositsioonis, et sellest kohe räägime, mismoodi nad seal üleval paiknevad ja millised siis mõjutused, tagajärjed, potentsiaalid ja varjukülled, millest me võiksime just teadlikud olla. Aga enne kui lähme selle konkreetse planetaarse seisu juurde, mis praegult taevas on ja 27. aprillil saavutab ta siis sellise tugeva 0-kraadilise täpsuse ehk siis Marss ja Pluto on täpselt üksteise vastas. Aga enne kui lähme selle juurde, siis kiiresti kirjeldan teile, mida kannab endas siis Marss ja mida kannab endas Pluto. Et süvitsi ma olen läinud 10 planeedi kirjeldamise, selgitamisega oma planeetide kursusel, mille leiate mu kodulehel ricoveskiveli.com, et seal ma olen igale planeedile umbes tund aega, tund-poolteist pühendanud. Aga siit kiire ülevaade siis Marsist. Marss on siin siis Richard Tarnase arhetüüpsastroloogia käsiraamatust tõlked, mis ma olen eesti keelde tõlkinud. Marss on siis energeetiline jõud, impulss ja võime oma tahtmist kehtestada, tegutseda ja liikuda energiliselt ja jõuliselt, avaldada mõju, suruda edasi ja vastu, kaitsta ja rünnata, tegutseda teravuse ja innuga, kalduvus kogeda agressiivsust, viha, konflikti, kahju, vägivalda, jõulist füüsilist energiat, olla võitlev, konkureeriv, julge, energiline, tulihingeline. Mütoloogiast on ta siis Kreeka sõjajumal Ares ja Roomas siis jumal Marss. Marss on siis selline planeet ja kui ta näiteks meie sünnikaardis avaldub või siis maailma transiitidest, mida me täna vaatame, on siis seda hetke planetaarset seisu. Ja öeldakse, et Marss on siis selline nagu instinktiivselt mõnikord reageerima asjadele ja ka väga jõuliselt. Et näiteks kui paned käe kuuma ahjupliidi peale, siis sa instinktiivselt kiiresti tõmbad selle käe ära sealt. Et see on selline mõtlematu, selline kiire reageerimine. Öeldakse ka, et näiteks kui lööd käsi kokku või lööd käsi vastu lauda, et selline jõud, järsk ilming, selline teinekord ka selline viha konflikt, teinekord me leiame ka ennast sellises vaidluses, kus mingi asi võtab meid üle, pärast mõtleme, et miks me seda ütlesime, miks me seda teist ütlesime, et see mingis mõttes siis astroloogiliselt see on siis see Marss, ja see on siis selline impulsiivne jõud, kõik need arhetüüpsed kirjeldused siin. Ja siis nendest, siin on selline väike kogum nendest, et see on siis, kuidas Marss võib avalduda, kui teda niiviisi üksikuna avaldada. Aga täna siis vaatame Marss ja Plutot koos, mis siis on praegult taevas selline opositsioon, et Marss ühel pool, Pluto teisel pool, meie oleme siis täpselt siin vahel. Ja järgmisena vaatame siis Pluto arhetüüpi. Pluto on kõige kaugemal asuv planeet meist, kääbusplaneet, 10. planeet, kõige viimasena avastatud aastal 1930, siin siis jällegi see Pluto astroloogiline glüüf. Ta liigub kõige aeglasemalt ka, kuna ta on meist kõige kaugemal, siis tal võtab 248 aastat, et teha tiir ümber päikese. Planeet Maal siis võtab 365 päeva, Marsil seal natuke rohkem, Veenusel, kes on siis lähemal meist päikse poole, tema juba kiiremini. Aga Pluto liigub taevas hästi aeglaselt ja siis ka sellised Pluto planetaarsed seisud on ka sellised pikemad tihti, kuna ta lihtsalt liigub nii aeglaselt.
aga Pluto siis niiviisi lühidalt sellised Pluto teemad, ta sümboliseerib siis sellist surma taassündi, ta on väga selline hävituslik loodusjõud, selline, öeldakse, et kõik, mida Pluto puudutab, siis teisi planeete, et siis ta võimestab seda, keerab sellist vunki palju juurde. Aga ma siin loen need tarnase Pluto kirjeldused ette ja siis siin mõndades kohtades kommenteerin seda. Pluto on siis loodusjõud. Ta on selline nagu vulkaan näiteks või orkaan, selline sügav, tugev loodusjõud, mis tuleb, hävitab samas ja loob midagi uut. Sügavus ja intensiivsus, see, mis sunnib, annab võimu, intensiivistab kõike, mida see puudutab, mõnikord võimsalt ja katastroofiliselt äärmuslikult. Mure ellujäämise, seksi või võimu pärast, alumised tšakrad. Pluto on siis seotud ka väga sellise nagu seksuaalse poolega elust. Et siin järgmine podcast, mis välja tuleb, on Anna Luigega, kus me siis räägime Stanislav Grofi sünnieelsetest maatriksitest, kus siis Stanislav Grof, siis, kes on mu kanalat jälginud, Stanislav Grofi ja Richard Tarnase koostoimel siis ka sündis see arhetüüpne astroloogia ja Pluto siis seal nad avastasid, et siis sellise sünnieelsetest kogemustest siis Pluto just ongi siis see hetk, kus me üks nendest sünnieelsetest maatriksitest. Aga ma ei hakka siin liiga süvitsi sinna teema sisse minema, sellest on eraldi 1,5-tunnine podcast, ilmub järgmine nädal. Et hoidke silma peal ja kes ei ole veel subscribe inud kanalile, siis subscribe'ige. Ürgsed instinktid, libidaalne ja agressiivne, hävitav ja regenereeriv, vulkaaniline ja katarsne, elimineeriv, muutuv, pidevalt arenev, sünni, seksi ja surma bioloogilised protsessid, surma ja taassünni ring, ülestõus, kokkuvarisemine, lagunemine ja viljastumine, kinni jäänud energiate vägivaldne purgatoriaalne tühjenemine, puhastustuli, elu ja surma äärmuslikud olukorrad, võitlus võimu pärast, kõik, mis on hiiglaslik, võimas ja massiline, Freudi esmane iid, instinktide ülekeev katel, Darwini pidevalt arenev loodus ja bioloogiline ellujäämismäng, Nietzsche Dionüüsuse printsiip ja tahtejõud, Schopenhaueri pime püüdlev üldine tahe, loodusjõud, mis tõusevad oma allilma sügavustest, ehk siis Plutoga on väga seotud ka siis nagu allilmalikud teemad, miski, mis tuleb väga sügavalt, näiteks see võib niiviisi kujutada ka näiteks vulkaan, mis tuleb väga kuskilt niiviisi sügavalt, selline võimas loodusjõud, et see on, mida Pluto endast kannab, siis astroloogid, kes on jälginud siis Pluto seise ajaloos, sünnikaartides, siis on jõudnud Pluto selliste kirjelduste koha pealt sellise konsensusele, et see on, mida siis Pluto endast kannab. Kus me jäime siis siin allilma juurde, nii sees kui väljas intensiivne, leekiv allilm ja maa-alune, sulgudes põrandaalune, kõigis tähendustes, elemendiline, geoloogiline, instinktiivne, poliitiline, sotsiaalne, seksuaalne, linnalik, kuritegelik, müütiline, teemonlik, tume, salapärane, tabu ja sageli hirmutav reaalsus, mis varjab ennast asjade pinnapealsuse all, ego, ühiskondlik konventsioon ja tsivilisatsiooni nägu, maa pinnapealsuse all, mida perioodiliselt vabastatakse hävitava ja muutuva jõuga. Laskumise, transformatsiooni ja ülestõusmise müüdid, hävituse ja regeneratsiooni, surma ja taassünni jumalused, Dionüüsus, Hades ja Persephone, Pan, Medusa, Lilith, Inanna, vulkaani jumalanna, Pele, Quetzet, seda on raske hääleda, ma ei hakka seda isegi hääldama siin, Kundalini ja maoenergia, Shiva, Shakti, Kali, Hades, Pluto, ehk siis need sellised jumalused, kes siis kannavad endas ka sellist Pluto nagu hävitavat, taasloovat printsiipi. Suur kirjelduste jada, mida siis see Pluto arhetüüp endast kannab, mida Pluto endast kannab, et sellest rohkem aru saada, siis siin ma teen sellise kiire ülevaate, nagu ma tegin siis siin umbes 6 aega tagasi või mõni nädal tagasi, ma tegin siis 2025 aasta prognoosi, et ma panen selle lingi kuhugi siia video üles äärde. Seal me vaatasime siis Saturni ja Neptuuni ühendust, mis on aktuaalne siin see aasta ja järgmine aasta, selline pikem protsess, sellest kindlasti räägime veel. Ja seal siis ka vaatasime, kirjeldasin teile Saturni ja Neptuuni niiviisi kiiresti eraldi, siin ma siis kirjeldan teile seda Marssi ja Plutot. Aga et sügavalt mõista, et miks Pluto siis kõiki selliseid asju endas kannab, siis minge vaadake minu seda planetaarset
planeetide kursust, et seal ma lähen süvitsi rohkem sellesse, kirjeldan siis seda tausta lahti. Aga nii, siis nüüd väike ülevaade on meil Marsist ja Pluutost olemas. Siin siis see graafik, mis näitab, millal siis Pluuto ja Marss siis satuvad sellesse opositsiooni või siis sellesse üksteisele vastu. Täpselt, et siin esimene oli 3. novembril, kus nad olid siin 1 kraadi, 0 kraadi vahel, täpselt üksteise vastas. Järgmine selline täpne opositsioon oli siin 3. jaanuaril. Okei, siin peab olema tegelikult 2025, mul on siin vahetamata, et selle aasta alguses ja nüüd siin järgmine siis täpne opositsioon tuleb siin aprillikuu lõpus. Ja juba me siin aprillis jälle siseneme sellisesse tugevamasse Pluuto Marsi koostoimesse, et siis natukene ka teile seda siin lahti kirjeldada, siis mida see tähendab, et siin ma olen siis võtnud ka horoskoobis lahti 4. aprill või aprill 27, 2025, millal siis toimub see Pluuto ja Marsi täpne opositsioon. Noh, siin siis horoskoobis, kui meie oleme siin keskelplaneet, maa on siin keskel, siis Marss on ühel pool ja Pluuto on teisel pool ja see on selline tugev pinge nende kahe vahel, et selline nende energiate põrkumine. Ja kui me siin lähme nüüd näiteks, täna on meil siis 4. aprill, siis me juba näeme, et siin see opositsioon tegelikult juba hakkab toimuma, lihtsalt see kõige intensiivsem periood, millal ka siis, ütleme, arhetüüpse ja transiidi astroloogia, millal siis need ilmingud on kõige paremini näha või on kõige nagu niiviisi aktiivsemalt on siis, millal on see täpne joondus, mis siis siin aprilli lõpus tuleb. Aga et natukene teile siis lahti kirjeldada, et mis siis vaatame, et mis toimus siis siin 3. novembri ümber, 3. jaanuari ümber, et natuke seda, need kahte arhetüüpi, siis seda Marsi ja Pluutot teile rohkem lahti piltlikustada. Et ma olen valinud ka siin uudised, mis siis jõudsid, ma väga palju uudiseid ei loe, kuid midagi ikkagi jälgin ja siis ma valisin siia siis ka sellised uudised, mis siis minu sellisesse orbiitiga sattusid. Esimene siis 6. novembril, mis oli siis see esimene Pluuto ja Marsi selline täpne opositsioon, siis oli see esimene siis see Mountain Fire ehk siis Los Angeleses, kus see oli selline eelmäng sellele kõige suuremale tulekatastroofile, mida siis Los Angelese linna on tabanud. Et Marss oma olemuselt on väga selline põletav, selline äkiline, Pluuto siis selline loodusjõud, hävitav on ju, samas loob midagi uut, et läbi sellise looduskatastroofi on ka, või siis läbi sellise elemendilise lähenemise on võimalik ka siis hästi tajuda, mida siis näiteks see Marss ja Pluuto endast kannavad. Järgmine näide, siis ma tõin selles, siin me väga vaatasime siis seda haripunkti, kus nad esimest korda olid koos, siin ümber 3. novembri, siis 3. vaatame järgmisena siis seda järgmist haripunkti oli siis 9. jaanuaril olidki siis seal samamoodi Los Angeleses siis need ajaloo kõige suurema kahjuga tulekahjud, et 2025. aasta jaanuaris Los Angeles puhkenud Palisadesi tulekahju oli linna ajal kõige hävitavam maastikupõleng, põledes umbes 64 000 hektarit ja hävitades 36 tunni jooksul üle 1000 hoone. Noh, väga paljud siis, see oli ka selline Hollywoodi, siis Ameerika eliidi või sellise nagu jah, võib seda eliidiks nimetada, et nende paljude kodud seal hävisid ja kõige suurema kahjuga tulekahju siis ajaloost. Et see on ka see tulekahju, selline suur looduskatastroof läbi tule väga hästi kirjeldab siis seda Pluutot ja Marsi. Seda muidugi ei tohi vaadata, mida mõtlen siis võib-olla niiviisi nagu tavaolekus inimesed, kes astroloogiast võib-olla midagi ei tea, ütlevad kohe, et seda ei tohi vaadata siis niiviisi, et see Marss ja Pluuto siis kuidagi põhjustasid selle tulekahju seal. Vaid et see on pigem selline sünkroonne nähtus, et siis selle
kuidas siis need tähed seal üleval on või planeedid ja mis siin all toimub, et seal on teatud selline kooshingamine, aga seal ei ole sellist põhjust-tagajärg seost, mida me oleme harjunud siis läbi sellise teadusliku, kui me vaatame läbi sellise teadusliku vaate maailma, et siis seal me vaatame kõiki asju kui põhjust-tagajärg, aga astroloogial ei saagi tegelikult sellise viisiga läheneda. Et need siis esimesed 2 näidet ma tõin sellised, et siis need on väga hästi piltlikustavad siis seda Pluutot ja Marssi koos, et Marss selline põletav, hävitav, selline konfliktne, tuli, Marss ise ka punane planeet, kui sa teda taevast vaatad, siis sa näed ka teda sellise oranžikas, pruunikas, punakas tähena. Et teda on siis aegade alguses seostatud sellise sõjakuse, vägivallaga ja Pluuto siis selline sügav loodusjõud hävitab, aga taasloob. Ja siis 6. november, nüüd see esimene jällegi, kuna siis esimene korda toimus see täpne joondumine, mäletate, siis vaatasime siin 3. november, mil oli see täpne, siis teine näide, mis ma siis tõin, oli, et siis Donald Trump valitakse 47. USA presidendiks 6. novembril. See on ka, ma arvan, väga hea näide siis piltlikustamaks sellist no ütleme, et jah, et siis kui see valimised toimusid, siis sellel ajal oli ka USA-s sellist et kui näiteks, et kui Trump ei oleks võitnud valimised, mis siis oleks juhtunud, on ju. Et seda me ei tea, aga just see Pluuto selline Pluuto üks sümbol on ka see, et ta on selline nagu surm taassünd. Ja see siis ei ole, et nad on muidugi, nii Mars ja Pluuto on sellised nagu raskemad planeedid võrreldes nagu mingite teistega, et selline nagu raskem seis, aga seal on siis nii potentsiaale kui neid varjukülgi. Ja Trump ise oma olemuselt ta on ka selline väga jõuline, väga julge, väga otsekohene. Ja siis Pluuto oli selline selline nagu surm taassünd, mida me mingis mõttes siin kõik kollektiivselt läbi teeme, et oleme siis eestlase vaatest vaadata, siis me oleme väga joondunud siis selle USA järgi ja loodame USA peale ja nüüd täna on siis meil selline lahtine, natuke teadmatu, segane aeg. Sellest siis rääkisin rohkem ka seal Saturn, Neptuuni sellises pikemas protsessis, mis praegu käimas on. 1. jaanuar siis ka see oli üks uudis, mis minu uudiste künnist ületas, oli, et siis Tesla kuskil seal Trumpi hotelli juures Las Vegases siis üks endine, kas see oli see Marine või siis see merejalaväelane USA armeest tegi siis selle IED või siis selle sükse musta pommi ja õhkas selle Tesla, et selline plahvatuslik vägivald on ka siis üks asi, mida Pluuto ja Marss endast, kui nad koos on, siis nad kannavad, et seda me näeme ka, kui me üks hetk me läheme vaatame siis natuke ajaloos tagasi ka mingid näiteid. Et ei ole see kõige lihtsam seis, ütleme nii. Aga sellel on ka potentsiaale, et me jõuame ka nendeni. Nii 20. jaanuar siis ka selle sama arhetüüpse seisu vaimus Pluuto Marss opositsioon vanutatakse siis Donald Trump ametisse ja peale seda siis maailm on natuke teistsugune, kui ta oli enne seda, et palju sellist määramatust ja kuna me siin ikkagi valdavalt eestlastena või Eesti valitsus siis joondub ennast Ameerika järgi, et ja kuna meil on selline ettearvamatu, jõuline, äkiline, selline surma taassünni president siin, siis planetaarselt ka väga hästi kajab see vastu. Nüüd siis olemegi, siin on veel siis, vaatasimegi siis siit just need 3 korda, kui nad siin täpselt kokku saavad, nüüd see 3. täpne või siis opositsioon tuleb siin aprilli keskelt hakkab pihta, kui hakkab, ta juba tegelikult praegult on, aga selline eriti tugevad ilmingud tulevad siin 27. aprillil, nädal enne, nädal peale.
no siin siis olen sisse zoominud ka sellele 27. aprilli ajale, kus siin on 19. aprill, et ta juba 10 päeva enne, kui ta öeldakse, et kui siis see, et siin meil on Marss opositsioonis Pluutoga, et kui see 3 kraadi, kuna see täpsus tuleb siia 3 kraadi juurde, et siin oleme siin 27. aprilli peal, et siin nad on täpselt siis üksteise vastas. Et siin on 180 kraadi, opositsioon tähendab seda, et siin vahel on 180 kraadi, meie oleme siis siin vahel, ühel pool siis Marss, teisel pool Pluuto ja siis need energiat põrkuvad. Aga öeldakse, et siis need kõige tugevamad sellised ilmingud on siin 3 kraadi sees. Kui nad on siis seal, ütleme siis seal 177 kraadi alates kuni siis seal 183 kraadi. Ja see hakkab siis siin pihta, ütleme siin 17. kuni siis siin 5. maini. Ja vaatame siis järgmisena nende, või ma arvan, et tegelikult teeme siin seda, et ma olen siis siin vaadanud ka ajaloost neid Marsi, Pluuto täpseid opositsioone, neid kuupäevasi ja mis siis toimus näiteks eelmisel sajandil sellel ajal. Ja kui me neid siin vaatame, neid näited, siis me ei tohi neid vaadata niiviisi, et nüüd on Marss, Pluuto opositsioon, et nüüd juhtub midagi, siin need on suhteliselt sellised rasked näited, et juhtub midagi sellist sarnast, vaid et kui meil on kõrgem teadlikkus näiteks sellisest planetaarsest seisust, et üks on see, et kui on selline planetaarne seis, siis see mõjutab mingid sellised kollektiivsed suuri sündmusid, aga samas see seis mõjutab ka meid endid, meie nagu sellist indiviidi, meie isiklikku elu. Ja mida kõrgem teadlikkus meil on, näiteks sellest Marsi, Pluuto opositsioonist, et siis me saame ka olla teadlikud sellest varjust, nendest ohtudest, sellest tugevast mõjust ja teha paremad valikuid läbi selle. Aga siin siis mõned sellised näited piltlikustamaks, et esimene maailmasõda siis 1914 kuni 1918, 25 juuni 1914, vaheldud enne siis esimest maailmasõda, et Marss ja Pluuto olid opositsioonis vaheldud enne Austria erzherzog, siin on üks, peaks G olema, Franz Ferdinandi mõrvamis 28 juunil 1914, mis käivitas esimese maailmasõja. Sõjapuhangule eelnenud aeg oli täis tõusvad pinged ja sõjalist agressiooni, mis peegeldavad Marss, Pluuto opositsiooni teemades võimuvõitlused, agressioon, vägivaldne muutus. Et see Marss, Pluuto on selline raske seis, selline Austria siis erzherzog, Franz Ferdinandi mõrvamine, ka täpse Marsi, Pluuto opositsiooni ajal. Marss, Pluuto on selline keeruline aeg, me arvame kõik tajume ka seda, kui me siia teed Aktuaalse kaamera lahti või ükskõik mis uudisekanali, siis selline polariseerumine ja isegi selline vägivaldsed ilmingud on kahjuks päris aktuaalsed, kuid ma arvan, et selline kõrgem vaade sellele siis võimaldab ka tuua sellist rahu ja näha ka siis seda positiivset selles kõiges. Teine maailmasõda siis kui teine maailmasõda juba oli käima hakanud, et 1. september 1939 hakkas, et siis 19. detsember 1939 Marss ja Pluuto olid opositsioonis varakult teise maailmasõja alguses, ajal kui sõda oli just puhkenud. Konflikti algusperioodi esimene lahingute laine oli täis võimu konsolideerumist ja sõjalist agressiooni, mis on kooskõlas Marsi ja Pluutoga, kus domineerivad hävitavad pingelised jõud. Et Marss, Pluuto ja Saturn on siis sellised kõige raskemad planeedid sünnikaardis. Et kui näiteks keegi inimene tuleb sünnikaardi konsultatsioonile, siis mis ma ka aitan teha neil on, et mõista siis just neid raskeid planeete seal sünnikaardis. Ja need on sellised kõige väljakutsuvamad, samas ka isiksus kujundavad väga tugevalt. Et siin kohal võib-olla ongi hea siis teha selline kiire reklaamipaus, et ma olen siis eelmise aasta lõpust teen siis astroloogilisi konsultatsioone ja kutsun teid siis konsultatsioonile, et kuna oled siin minu kanali jälgija, siis järelikult sind huvitavad sellised astroloogilised teemad, et ma iga nädal siis postitan ühe pooleteisttunnise videomaterjali, toimetan, lõikan, teen siis seda uurimustööd, et suureks abiks on, kui toetate mind ja seda on siis võimalik teha läbi selle, et tulla minu juurde konsultatsioonile, et seal vaatame siis selline traditsiooniline konsultatsioon kestab 1,5 tundi, selle hind on 75 € ja
seal me siis vaatame täielikku teie sünnikaardi ja praeguste planeetide transiitide analüüsi ja samuti siis prognoosi mitmeks aastaks tulevikku. Et selle lähete siia rikoveskivili.com lehele, saate minuga ühendust võtta siit alt läbi selle kontaktivormi. Et läbi selle siis saate otseselt toetada ühte sellist vabakutselist ajakirjanikku, sellist astroloogilist ajakirjanikku, kes peab siis sellist astroloogilist vaadet väga oluliseks. Ja ma arvan, et sellisel keerulisel ajal on see väga vajalik. Nii, aga siis siin veel täpne Marss-Pluuto opositsioon oli 7. oktoobrist 1962, kui oli Kuuba raketikriis. Et Kuuba raketikriis kõige pingelisem hetk oli just oktoobris, kui Marss ja Pluuto olid opositsioonis, see ajavahemik oli täis suuri geopoliitilisi pingeid ja tuumasõja ohtu, mis kajastab Marss-Pluuto opositsiooni energiat, konfliktide, võimuvõitluste ja muutuv maailmakord. Et jah, Pluuto on selline muutuv, surm taassünd, selline väga võimas muutus. Marss on siis selline, ta veel lisab sellele sellist nagu tulisust, jõudu, võimestab siis seda. Berliini müüri langemisest oli siis seal selle aasta 2025 prognoosis juttu, kus koos siis Marss-Pluuto ka oli veel Saturn-Neptuuni selline täpne ühendus. Et siin me ka vaatame siis 2 planeeti Marss ja Pluuto, kuid seal tegelikult on veel need 18 planeeti veel, et sellist täispilti hoomata tuleb see tervikut vaadata, aga lihtsuse mõttes siis ma täna kirjeldan teile sellist ühte väga aktuaalset teemat. 20. jaanuar enne siis Berliini müüri langemist, mis oli novembris, kui Marss-Pluuto olid opositsioonis juba selle aasta alguses, mis tähistab muutuste ja globaalsete võimumuutuste perioodi Ida-Euroopas. See ajavahemik oli täis uusi geopoliitilisi pinged, mis viisid Nõukogude bloki kokkukukkumiseni ja Saksamaa taasühinemiseni. Ja siis siin veel 28. oktoober 1983 Marss ja Pluuto olid opositsioonis külma sõja kõrghetkel, eriti pärast Ameerika Ühendriikide sõjalist sekkumist Granadasse. Ja siis siin 23. märts 1999 Kosovo konflikti ajal, kui NATO alustas Jugoslaavia pommitamist, olid Marss ja Pluuto opositsioonis. Et see aitab natuke kirjeldada siis sellist nende 2 planeedi Marss ja Pluuto sellist koostoimet, et kui on selline tugev nende seis, näiteks opositsiooni või seda vastasseisu me oleme siin praegult vaadanud, et siis on selline kõrgendatud. Need arhetüübid on siis väga aktiivsed, nad on niiviisi õhus näha, tunda, käega katsuda. Ja meie siis läbi sellise nende mustrite tajumise saame omandada siis kõrgendatud teadlikkust nende koha pealt ja ka siis märgata neid potentsiaale, mida need endas kannavad. Vaatame siis seda kombinatsiooni siin, et kui Marss ja Pluuto koos on, et seda natuke rohkem veel piltlikustada teile. Et põhimõtted, kuna praegult on opositsioon, siis see on selline pinge nende 2 vahel, kuid on ka need potentsiaalid, on oluline neid märgata sellel ajal, sest need asjad on alati koos, kuid opositsiooni ajal, selliste tugevate aspektide ajal on pigem need varjuteemad rohkem aktuaalsed. Kalle siis jõhkrusele, julmusele, liialdamine ja liiga tugev tegutsemine, vulgaarne või jäme seksuaalsus. Et Pluuto on jälle seotud siis selliste sügavate, ka selliste seksuaalsete teemadega. Sellest kõigest, nagu ma mainisin, tuleb juttu siis järgmises podcastis, mis ilmub järgmine neljapäev või reede, kus me siis rääkisime Stanislav Grofi sünnijärgsest maatriksitest, et seal siis me räägime Pluutost ka natuke rohkem veel. Potentsiaalid siis, mis on väga tihedalt alati seotud siis nende ka varjukülgedega, aga potentsiaalidest siis, et intensiivne tahtejõud ja julgus, kirglik intensiivsus ja liikumine, kindel püüdlus uue alguse ja uuendamise poole, vulkaaniline katarsis. Ehk siis selline tahtejõud ja julgus on selline marsilik teema, intensiivne Pluuto, kirglik intensiivsus ja liikumine, jällegi selline liikumine on marsilik, kirglik intensiivsusele, selline intensiivsus näeme seda Pluutot seal. Kindel püüdlus uue alguse ja uuendamise poole, Pluuto kannab endast seda surma taassünni temaatikat nagu tuli, mis hävitab, aga sealt tule alt siis sünnib midagi uut, uued taimed. Näiteks sellise, need näited ma siis tõin, et natuke piltlikustada seda, neid 2. Vulkaanile katarsis, selline Pluuto on selline loodusjõud, selline väga võimas, tugev energia. Koos siis Marsiga, selline seis, mille koha peal tuleb olla teadlik, ettevaatlik, varjupooled siis.
nende kahe planetaarse koostoime ajal, et kalduvused üle paisutatud isekuse ja makismi suunas. Makism on siis selline, võtame siit sellise hea tõlke, makism, siis sellise maskuliinsusega. Strong pride in behaving in a way that is thought to be typically male, especially by showing strength and power. Ütleme väga selline trumpilik võib öelda. Samas ka putinlik või ksiilik, et kõik sellised, kelle armus me siin oleme, nende maailma valitsevat jõudude meespresidentide vaimus. Aga liialdamine ja liiga tugev tegutsemine, kasvava raskuse tunne, et satutakse olukordades, mis toovad esile ja panevad proovile agressiivsed kalduvused, tungid jõhkrusele ja julmusele. Siin on siis need ingliskeelsed. Margaret Thatcheril, kellel on siis Marsi ja Pluto tugev seis. Tema siis selline tsitaat sünnikaardis Margaret Thatcheril on siis, et I am extraordinarily patient provided I get my own way in the end. Ehk ma olen siis väga kannatlik eeldusel, et ma saan lõpuks oma tahtmise. Et siin tuleb siis Pluto Mars hästi välja. Tunded metsiku raevuka agressiooni Schillerilt siis, kellel on sama Marsi ja Pluto trigoon. I feel an army in my fist, ehk siis ma tunnen, et mul on terve siis armee on minu rusikas. Ka väga võimas selline Pluto ja sellise intensiivne jõu Mars ilming. Ehk siis näiteks kui tulete konsultatsioonile, siis vaatame ka näiteks sünnikaardist teie erinevaid planetaarsed suhted seal ja läbi selle siis saame rohkem näha siis näiteks teie sellist eluteed, teie sellised põhilisi iseloomu omadusi. Valutaja arhetüüp, täielik sõda, veri ja tuli, those whom the gods wish to destroy, they first make mad. Ehk need, keda siis jumalad soovivad hävitada, nad kõigepealt muudavad kurjaks. Veel siis siin, need on siis tarnase jälle kirjeldused nende kahe planetaarse kombinatsiooni puhul, Mars ja Pluto siis. Intensiivne tahte põrkumine, viha üleelamine, ülemäärane valmisolek võidelda, äärmuslik konkurentsivõime. Praegult on see polariseerumine minu arust väga aktuaalne jälle just eriti selle Trumpi koha pealt. Et selline koroonaaegne hüsteeria ja hullus on minu arust tagasi. Inimesed on natukene nagu minust nagu ülemäära hüsteerilikud, ülemäära sõjakad, ülemäära võitlevad. Et võiks korra nagu sammu tagasi võtta, märgata, et nagu teadlikult nagu vaadata seda asja. Räpase keelekasutuse agressiivne rakendamine, sundmõtteline seksuaalne aktiivsus, toore egoismi agressiivne kinnitamine, võitlusvalmidus, ohtlik või hävitav füüsiline tegevus, määramatu elementaalne agressioon või viha, mis otsib väljundit, kiskjalik või instinkti esinemine sobimatutes oludes, tapjalik viha, tõmbumine enda poole või olla ükskõik milline eelnevast, terav füüsiline valu, valus läbitungemine või vigastus teravate esemetega. Et nende kahe koosmõjul siis võivad sellised asjad välja tulla. See ei tähenda, et see on selline põhjus-tagajärg, et nüüd asjad siin tulevad välja, vaid et see on, kuidas siis see, kuidas see ilming on alati mingis mõttes nagu üllatus, et me ei tea seda, meil ei ole võimalik seda ette näha, aga me võime nagu tajuda, et milline on see õhustik. Et see on selle arhetüüpse astroloogia mõte. Siis sellised positiivsemad potentsiaalid nende kahe koha pealt on selline kirglik intensiivsus ja liikumine, tahtejõud ja kindel meel, dünaamiline ja eesmärgipärane tegutsemine, otsusekindluse ja enesekehtestamise omadused, julgus ja kindel tahe, jultumus ja otsustusvõime, suutlikkus mööda minna või edasi minna vaatamata vastupanule. The will to do, the soul to dare, siis Walter Scotti tsitaat, mis the will to do, the soul to dare. See vajab natuke mõtlemist, et hästi tõlkida, ma ei hakka siin seda ja ilusasti tõlkida, et ma jätan selle praegu nii. Kõrge ja püsiv energiatase, võimendatud tugevus ja vastupidavus, võime olukordi tervendada või muuta läbi koostöö, sügavad füüsilised taastumise ja regeneratsiooniprotsessid. Ehk jah, et siin me näeme jällegi siis Pluto sellist hävituslikku võimast surma taassünni printsiipi koos siis sellise plahvatusliku jõu andva Marsiga. Nii palju siis praegusest sellisest tugevast seisust.
mis meil on siin aktuaalne juba siin haripunkt siin novembris, kui Trump valiti, kui olid esimesed sellised suured põlengud. No, need on lihtsalt selline nagu pilt likustamaks natuke seda vibe'i. Siis siin selle aasta alguses, jaanuari esimene pool, siis need toodud suured tulekahjud USAs, Trumpi ametisse vannutamine. Nüüd siis läheneme uuesti sellisele tugevale Marsi Pluto seisule. See prognoos siis siin selle jaoks, et olla, et meil oleks selline kõrgendatud teadlikkus, et me tajuksime natuke rohkem, mis siis õues toimub, et me ei läheks siis selle vägivalla hävitusliku jõuga kaasa, vaid et me suudaks ennast nagu kuidagi seda eemalt vaadata, olla nagu kaastundelised, mõista seda, mitte mõista hukka seda, mis toimub või seda, neid inimesi, kes siis on seal puldis. Ma siia lõpetuseks võtsin siis ühe mõtte Dave Chappellilt, kes on siis USA koomik, mustanahaline. Ma arvan, üks kainema vaatega inimesi USAs. Seal on neid veel, aga väga intellektuaalne, tark meesterahvas, inimene, kes minu silmis ka suudab seda kõike eemalt vaadata, siis ta jaanuar 19 päev enne Trumpi ametisse vannutamist selline kuulus USA talk show või siis show Saturday Night Live, seal ta tegi siis oma selle pöördumise või sellise stand-upi või rääkis siis päev enne Trumpi vannutamist Ameerika rahvaga. Ma tõlkisin selle ära, sest see on üks meeldejäävamaid kirjatükke või selliseid esitlusi siin viimasest ajast, mis minu arust väga hästi siis loob sellist kõrgemat vaadet siis võib-olla sellisele Marsi ja Pluto keerulisest, tugevast mõjust, selline kõrgendatud, selline pingevaba vaade siis sellele. Ehk siis ma loen selle ette, et Dave Chappelle siis ütles niiviisi, et Donald Trump, ma tean, et sa vaatad seda saadet. Mees, inimesed kas hääletasid sinu poolt või mitte, aga nad kõik loodavad sinu peale, olgu nad sinu poolt või mitte. Nad kõik loodavad sinu peale, kogu maailm loodab sinu peale. Ja ma päriselt mõtlen, kui ma ütlen palju edu sulle. Palun tee sellel korral paremini, ma palun, et me kõik teeks paremini. Ärge unustage oma inimlikkust ja ma palun, olge kaastundlikud kõigi inimeste vastu. Olgu nad Palissaadides või Palestiinas. Suur aitäh ja head ööd. Jah, ma arvan, et see on väga selline oluline vaade hetkel, sest selline kõrgendatud viha, ma näen seda ümberringi, ma näen seda lähedaste seas, ma näen seda Eesti inimestes, ma näen seda igal pool, ma ei tea, Ameerikas on ju, maailmas. Et jah, selline viha ei ole hea, et see on selline Marsis, Plutolik, selline sügav. Me näeme seda nii palju õues, et elame sellisel ajal, kus siis meie nii-öelda kõige suurem liitlane, nii-öelda Ameerika Ühendriigid, teisel pool meil on siis suur vaenlane, kes on meie vaenlane olnud siis siin aegade algusest, on ju, et või väga pikka aega, mingile vastu me oleme sõdinud, ja siis meie suurem liitlane on ka nüüd nii ebastabiilne ja tänu sellele siis me ka selles mõttes, et nii palju, kui ma lähen inimestega ja ma lävin, siis neil on nagu nad on väga negatiivsed Trumpi osas. Ja ma arvan, et ja näiteks Putini osas on ju, aga ma arvan, et sellise negatiivsuse, viha, tapmissoovidega, nendega, me ei jõua nendega mitte kuhugi. Ja ma olen palju aega veetnud Ameerika Ühendriikides siis selliste indiaani teadjameeste ja naistega, vanaisate, vanematega, ja seal mul on kõrvu jäänud see, et nemad kogu aeg ütlevad, et
või nemad on öelnud, et isegi oma vaenlaste pärast sa peaksid palvetama. Need inimesed, kelle sul on, ütleme, võib-olla keda sa vihkad siis kõige rohkem, et tegelikult nende jaoks sa pead palvetama kõige rohkem. Ja see on ka natuke selline nagu piibellik vaade, et pray for your enemies või siis palveta oma vaenlaste eest. Aga ma olen sellega väga nõus. Ja see, mida ma teen ka, et võib-olla ma ei suuda endast kanda siis sellist viha, ma ei tea, vaenlase vastu, on ju. Või siis, ma ei tea, ükskõik kelle vastu. Et viha kandmine, see on destruktiivne, kui sa oled vihane, siis sa levitad seda edasi ja see nakkub edasi. Aga kui sa oled, nagu ma ei tea, palves nende inimeste vastu, siis see ka levib. Et see on meie enda valik, kuidas me siin sees tunneme. Ja kuna täna on seda viha nii palju, siis minu palve on see, et seda lihtsalt oleks vähem. Ja me ise loome seda maailma, me ise loome seda, mida me siis endas kanname. Ja võib-olla üks hetk ongi niiviisi, et vaenlane on siin ja meil on vaja siis vaenlase vastu võidelda. Ja seda ma olen ka siis, indiaanlased on seal vaenlasega, valge mehega võidelnud pikka aega ja omavahel ka võidelnud palju. Et sealt mul on meeles selline asi, et isegi kui sa võitled oma vaenlase vastu või kaitsed oma kodumaad, siis ära tunne viha oma vaenlase vastu, kui sa näiteks oled sunnitud teda tapma, kaitstes oma kodumaad. Et kui sa ei tunne viha ja sa tapad teda, siis indiaanlaste sõnade järgi siis su hing läheb siis otse taevasse. Selline üleskutse minu poolt, siin oli ka väike üleskutse Dave Chappelli poolt. Olgem siis rohkem teadlikud sellisest tugevast planetaarsest seisust nagu Marss ja Pluto. Maailmas on väga palju häid asju, millele keskenduda, mida endast kanda ja isegi sellisel raskel keerulisel ajal. Sisemuses, isegi kui need inimesed ei meeldi sulle või sa soovid kellelegi halba, siis minu soov oleks see, et me ei sooviks kellelegi halba, isegi kui nad on siis halvad inimesed meie vaates, et me taas toodame läbi selle midagi rohkemat. Ehk on mingi muu viis, kuidas mitte taas toota seda viha. Järgmine prognoos siis mai alguses, seal juba mingi uus kombinatsioon. Püsige lainel, paljud teist ei ole subscribe'inud siia kanalile, minge vajutage subscribe'i nuppu. Mul on koduleht, seal on võimalik tulla konsultatsioonile, toetada siis minu sellist vabakutselise tööd astroloogilise ajakirjanikuna ja palju tööd ja vaeva läheb sellesse projektile sisse, nii et ma olen väga tänulik, kui te mind toetate ja järgmiste kordeni.